Mis sa arvad, mis on üks sõna, mida me elu vältel kõige rohkem kuuleme? Ei. See on ka üks sõna, mida paljude uuringute kohaselt kuulevad väikesed lapsed kõige enam veel enne, kui nad lähevad kooli. Ei, ära tee, mitte nii, ei tohi, ei. Hästi huvitav on see, et ei on miski, mida me kuuleme nii palju, samas me tohutult kardame alateadlikult eisid. Enamus meist kardavad alateadlikult eisid. Vähemalt senikaua, kuni me hakkame iseennast õpetama nende eidega toime tulema ja neid mitte liialt isiklikult võtma. Ja vot nüüd siin ongi see sihuke põnev paradoks, et ühest küljest me kuuleme nii palju eisid, samas meil on nii ebamugav öelda eisid, sellepärast et me ei taha keegi olla ebamugavad. Ja inimesed, kes ütlevad ei, on ebamugavad ja ei meeldi kõigile. Head, tublid kodanikud ju ikkagi on abivalmid ja ütlevad jah teistele. Et me kuuleme nii palju eisid, meil on nii ebamugav öelda eisid ja meid ei ole õpetatud ka eidega toime tulema. Ja minu küsimus sulle ongi see, et milline suhe sul on eidega? Kas sa võtad isiklikult seda, kui keegi ütleb sulle ei? Kas siis isiklikus plaanis või tööalaselt? Tööalaselt tihtipeale on nagu kergem veel nende eidega toime tulla, aga sellised äraütlemised isiklikus plaanis. Oletame, et näiteks sulle keegi vastassoo esindaja täiega meeldib ja siis sa teed talle mingisuguse ettepaneku või avad ennast ja ta ütleb sulle ei. Nüüd kuidas see sind mõjutab? Kas sa võtad seda väga isiklikult ja hakkad kahtlema enda väärtuses? Hakkad seda kuidagi õigustama, vabandama, põhjendama või siis hakkad tegema kõike endast sõltuvat, et seda eid kuidagi nagu ümber muuta? Või siis, mis hästi tihti juhtub meiega, eriti kui sa oled üks nendest, kes on kuulnud väga palju eisid ja just sellistes haavatavates kohtades, kus sa oled päriselt oma südame lahti teinud, siis tegelikult enam ei julgegi ennast välja panna. Et ma üldse ei paiguta ennast kohta, kus siis nagu kas keegi teine või mõni klient saaks mulle ei öelda. Sa lõpetad elumängus osavõtmise. Sa ei ole enam osavõtlik, sa ei pane ennast päriselt mängu, sa ei pane ennast välja. Nüüd kas võib olla, et kusagil, kas tööalaselt või siis isiklikus elus hoiab see sind täna tagasi?